ka teised saaksid vaadata. Urve veel liitub ka meiega. Nii, ja võimegi siis, Urve ikkagi ei liitunud. Vaatame. Nii, Urve, tere! Tere! Väga tore, et sa said ka sisse, et vahepeal olid vist probleemid sul. Jah. No väga tore, et said sisse. Aga siis alustaksingi kõigepealt Teamsi teemaga, enne kui me üldse digiprügi juurde lähme. Sellepärast, et Silvil oli veel paar küsimust ja tal oligi siis Teamsi kohta, et kuidas näiteks jagada Teamsis ekraani. Ja ma just hakkangi jagama teiega siis. Ekraani. Kas te näete? Kas te näete videot? Ma mõtlen siin YouTube'i video nagu. Ja. Väga hea. Ma võtsin siis kohe YouTube'ist video, ma seekord ise ei hakanud tegema, et see on hea lihtne kohe teil näidata siit. Et kuidas siis jagada ekraani, et kui te oletegi näiteks siin koosolekul, eks ju, et siin paremal üleval on siis share ehk jaga, selline kaustake. Ja siis tulebki sellele vajutada. Ja siis ta küsibki, et kas, nagu Skype'iski oli, mäletate, et kas ega heli lisandub ja siis saad enda vaadet siin veel muuta. Ja siis valida, et milline osa sellest alast siis, millist seda ekraani osa sa siis soovid jagada kellegi teisega. Et see käib päris lihtsalt ja samamoodi nagu Skype'iski. Ja kui soovite lihtsalt nagu jagada ekraani ilma, et sa oleksid kõnes, siis tegelikult seal Teamsis on paremal üleval need 3 tärnikest. Ja seal oligi vist rohkem vestlussuundeid või midagi sellist. Ja siis selle alt said ka valida, et ekraanikuva jagamine, et sealt saab ka siis, et siis see teine inimene peab lihtsalt selle aktsepteerima, et talle tuleb teade, et see inimene tahab sinuga ekraani jagada ja et kas sa oled nõus. Nii, ja teine küsimus oli, et kuidas siis faile saata ja seda ma ka minu meelest eelmine kord näitasin, et see käib ka täpselt samamoodi nagu Skype'is ja on väga lihtne. Et kui me näiteks oleme siin vestluses, siis seal all on seesama kirjaklambrikene, eks, näete. Seesama kirjaklambrikene siin minu meelest Skype'is oli ka, et kui vajutate sellele, siis saategi valida, et kust te selle faili tahate kätte saada, et kas võtate siis arvutist, OneDrive'ist näiteks või Teamsi enda valikust valite, mida te juba olete jaganud. Et sealt saab siis ilusti valida, mis faili, kus teil on. Ja siis märgistate selle faili ära ja vaata. Ja näete, ta kohe ei saada ära, vaid te saate sinna juurde ka mingi teksti kirjutada. Et siin ta kirjutabki, et kas kõik saavad panna oma andmed siis sinna dokumenti ja siis kirjutas veel @Joni German, et talle veel oli eraldi siis märkus, et vaadata üle, et kõik oleks korrektne. Et niimoodi see käibki.
ja siis vajutate lihtsalt send ka, eks, et see jõuaks nende inimeste. Ja nagu ma eelmine kord ka rääkisin, siis igal sellel vestlusel on siis ka siin üleval oma selline failide kogumik. Ehk siis files ja sinna talletataksegi kõik need failid, mis me selle vestluse käigul siis oleme jaganud. Näete, need on siin ilusti olemas ja kui te tahate ise midagi juurde lisada veel näiteks, et siis võite siit upload'ist ka panna. Et selline variant on ka olemas. Et siis on need failid kõik ilusti ühes kohas ja hea on vaadata. Et kui te seal vestluses ka jagate, siis niikuinii nad laadivad siia ka, et siis nad on seal vestluses ka olemas. Nii et üsna lihtne, niimoodi see käibki, midagi keerulist tegelikult ei ole. Kas teil on äkki veel tekkinud mingeid küsimusi seoses Teamsiga? Praegu ei ole. Siis ma hakkaksingi rääkima teiega sellest digiprügi teemast. Nii, panen teile slaidi ette. Ja hakkame pihta. Nii, kas te näete seda slaidi, eks? Mis on digiprügi ja? Jaa. Väga hea. Siis me oleme samal lainel. Ma paneks veel korra, äkki ma saan... Oih, juba läkski tagasi niimoodi. Et Telia tegelikult on algatanud selle digikoristuspäeva, mis on siis tavaliselt jaanuarikuus. Ehk siis, et sa saaksidki aastat alustada puhtalt lehelt. Aga ma arvan, et kevad on ka väga hea aeg selleks, sellepärast, et inimesed teevad tihti kodudes suurpuhastust ja digiprügi võiks ka selle alla ikkagi kuuluda. Sest ja tegelikult paljud inimesed, teie olete kindlasti digiteadlikud, teie teate, miks sellega on oluline tegeleda, aga kindlasti paljud inimesed ei adu, et kui tähtis on järjepidevalt selle digiprügiga tegeleda. Et tavaliselt alles märgatakse seda siis, kui ongi näiteks mälumaht on täis, ei saa näiteks rohkem pilte telefoniga teha või et ei saa salvestada kettale enam midagi. Või siis näiteks postkast on täis ja öeldakse, et kas te tahate, et postkast on juba päris täis, et kas te tahate näiteks osta ruumi juurde. Et alles siis võib-olla hakatakse selle peale mõtlema. Ja see digiprügi ju koguneb märkamatult. Et veidi Ingrid ka liitub meiega. Et see digiprügi siis tekibki märkamatult ja järk-järgult. Ja see jutt, mis ma siin räägin, see on kindlasti teile tuttav. Ja võib-olla nii palju ei puuduta teid, ma ei tea, kui aktiivsed te olete arvuti kasutamisel, et kui palju te teete pilte või videosid või laete alla erinevaid faile pidevalt. Et osad inimesed kindlasti, näiteks mina, kui ma olen ka osaliselt fotograaf, et siis mul neid pilte ja videosid ikka tekib päris palju. Ja nendega ongi vaja pidevalt tööd teha, sest nad pidevalt nagu tekivad. Ja et neid siis paremini hallata, siis ongi vaja kogu aeg tegeleda sellega. Et kui juba pikem vahe jääb sisse, siis on juba liiga palju neid pilte ja faile vaja üle vaadata, et tekibki selline motivatsioonilangus. Aga äkki te saate ikkagi mõned nipid ka täna. Ja alustamegi siis täitsa algusest, et mis on digiprügi
ja ma võtsin siis Vikipeediast kohe sellise siis tõlgenduse. Ehk siis digiprügi ongi siis ühekordse kasutusega, korduva sisuga, kahjustatud või unustatud mingid failid või rakendused, mis siis kahjustab oma olemasolevuga keskkonda, sest ta vajab ressursse ülalpidamiseks, aga tegelikult teda üldse ei kasutata. Nii et seda saab võrrelda täpselt nagu tavaprügigagi. Et kui teil see mingisugune prügi laua peal seisab, on ju, et siis temast ei ole mitte mingit kasu, võtab lihtsalt ruumi ja ei ole meeldiv vaatepilt, eks ju. Ja teda ei ole lihtsalt vaja. Ja digiprügiga on täpselt samamoodi. Need failid, rakendused näiteks, mida teil üldse vaja ei ole, aga nende olemasolu siis nõuab ressursse, et serverites nad on kuskil olemas ja selle jaoks on siis vaja ressursse. Ja käime korra veel läbi ka, et miks on üldse oluline digiprügiga tegeleda, et mis see meile üldse annab. Esiteks, ta võib koormata seadet, et kui tal on hästi palju neid erinevaid rakendusi näiteks telefonis või pilte, et siis telefon võib muutuda aeglasemaks. Ja pikapeale võib siis seda seadet siis mõjutada ka, et selle seadme elu võib mõjutada. Siis on kindlasti teil raske üles leida vajalikku, et kui ongi hästi palju faile või rakendusi, et siis mõtled, et kus see nüüd oli ja muudkui otsid, et kui on kõik ilusti ainult vajalik olemas ja need on ka korralikult kuidagi mingi süsteemi järgi pandud, et siis on neid üles leida väga lihtne. On täpselt nagu koduski, et kui tuba on sassis, siis ei leia ju vajalikku üles ja kui tuba on korras, et siis leiab paremini vajaliku asja üles. Siis kindlasti ka turvalisus. Et näiteks teil võib olla mõned fotod, kas enda näiteks pangakaardist või mõnest muust tähtsast dokumendist, et mis kindlasti ei tohiks võõraste silmade ei tohiks et võõrad silmad ei tohiks nagu näha neid, et siis igaks juhuks, et mitte hoida neid, et kui teil korraks mingi asja jaoks vaja on, siis kasutage see ära ja kustutage see koheselt ära. Et ei ole vaja, et see jääks kuhugi telefoni, näiteks kui teil telefon ära varastatakse, kuidagi sisse muugitakse, et siis saadakse kõik need andmed sealt kätte, et olge ka ettevaatlikud selles osas. Ja kindlasti kõige olulisem ongi see, et keskkond kahjustub. Et ongi välja arvutatud, et IT-sektor on vastutav umbes 3,7% maailma kasvuhoonegaaside tekkimise eest ning kasutab umbes 4–10% kogu maailma elektrist. Ja selle digiprügi alla kuuluvad siis ka need elektroonikajäätmed, mis on siis kõige kiiremini kasvav prügiliik. Ja seda tekib maailmas iga päev juurde 50 tonni, nii et päris palju. Ja ma kirjutasin üles ka, et mis kõige energiamahukamad on. Ongi striimimine, videokohtumised, mida me just ka teeme. Suurte failide valimatu pilve varundamine, andmete reaalajas varundamine, et siis seetõttu võikski rohkem eelistada telefonikõnesid videokõnele näiteks või silmast silma siis lihtsalt inimesega kohtuda. Et selliste asjade peale ei tulekski, eks ju. Ja kui te näiteks ka tehisintellektilt, mida küsite, et siis see ka võtab oma mahu. Et see ei ole niisama. Nii, ja vaatamegi siis natukene seda mahtudest, et siin teel ja lehel oli päris hästi välja toodud.
mahtude kohta ka, siis sai natuke aimu selle kohta. Nii. Siin ongi kirjas, et kas teadsid, et keskmise eestlase aastane jalajälg on siis 11,1 tonni CO2 ja 1000 kirja e-postkastis on sama palju CO2, kui tekib autoga sõites Tallinnast Raplasse. Siis nutitelefonide kasutamine toodab aastas 125 megatonni CO2, millest suur osa moodustavad telefoni laetud rakendused. Nii et rakenduste osas siis tasub silma peal hoida. Ja 50% äppidest kasutab ka pärast sulgemist kasutaja andmeid edasi. Et sellest ma nüüd räägin kohe järgmises lõigus natukene edasi. Et on võimalik ka sulgeda neid niimoodi, et siis sinu andmed jäävad sinna edasi, mis on mingis mõttes mugav, kui sa tead, et sa tahad seda äppi veel kasutada edasi tulevikus. Nii, aga siis ongi järgmiseks sektsiooniks ongi meil nipid, et kuidas vabaneda siis digiprügist, mida võiks teha. Kas keegi juba või kuidas teie tegelete oma digiprügiga, mis teil on see põhiline asi, mida te jälgite, et kas pidevalt kustutate fotosid või vaatate pidevalt oma postkasti või kas teil on ka mingisuguseid nippe juba? Kustutamine põhiliselt. Aga ma viin asju osaliselt välismälusse nagu või välis... Kõvakettale, jah. Välisele kõvakettale. Ja põhiline on jah, et vaatan niimoodi prügikasti tühjendan ka kiiremini, kui see 30 päeva võib-olla seal on antud, et teda annab ka varem tühjendada. Jah, see on see siis meilide postkast, eks? Meilide postkast ja fotode postkast ka vist on telefonis näiteks saab tühjendada kiiremini. Jah, et seda mina ei tea või kuidagi ei osanud mõelda sellele varem, et telefonides ju tegelikult ei ole sellist prügikasti nagu siin arvutis on töölaua peal, eks ju, on see prügikast, mida tühjendada, et aga mobiilis seda ei ole. Ja seal on siis eraldi rakendustel endal see prügikast. Et näiteks kui on, paljudel on, aga osadel võib-olla ei ole ka, et näiteks galeriis ongi eraldi prügikast, et leiab selle, et seal siis ka hoitakse neid veel 30 päeva, et saab veel taastada, aga et saab ka kohe selle ära tühjendada, et seda ka näiteks varem mina üldse ei teadnudki. Aga muidugi hea on see, et 30 päeva pärast automaatselt siis ikkagi kustutatakse ära, et nad ei jää sinna seisma ja mahtu ikkagi võtma, sest arvutis on ju nii, et sa pead ikkagi ise selle tühjendamise ära tegema. Kas keegi soovib veel midagi jagada? CCleaner on üks väga hea puhastusprogramm lauaarvutite jaoks. Ja on tasuta võimalused igasugused ka selleks, piisab täiesti tasuta võimalustest selleks. Väga tore, ma ei olegi sellest kuulnud, siis võib-olla olekski hea, kui sa pärast jagad seda programmi teistega ka, et siis nad saavad ka üle vaadata, mida see endast kujutab. Sest mina ei ole ka sellest varem kuulnud. Ka arvutil on endal ka mingi programm, millega saab nagu tühjendada või ma ei ole julgenud seda nagu päris kasutada, et ma ei tea, mida ta täpselt ikkagi teeb. Äkki võtab midagi vajalikku kah ära. Võt mina ka ei ole neid ise kasutanud, äkki Talen oskab kommenteerida. No mul CCleaneri kasutamisega on ikka
aastatepikkune kogemus ja ma mõnikord sealt lausa terve gigabaidi saab kõva kettast ära võtta. Ja seal saab väga detailselt ära märkida, mida just täpselt, kus ta urgitseb, kas ta näiteks selle browsing historyt kustutab või mitte ja kas ta postkasti kustutab peale seal. Nii et jah, kes tahab, võib ju suitsida sellega. Ta on ju tasuta saadaval suures osas. Aga seal on tasuline variant ka, aga need tasuta asjad täiesti piisavad ka. No väga tore, selles suhtes kindlasti on see mugavam, et ei võta aega ära nii palju, et kui pead ükshaaval neid asju hakkama kõiki tegema, et siis läheb nii palju aega ära, et kui on automatiseeritud, siis on muidugi lihtsam kindlasti. Et see on kindlasti hea variant, mugav kasutada. Ise ei oska tihti ju nende programmide vahel seal niimoodi sorida, et mis on vajalik kustutada ja mida mitte mingil juhul ei tohi kustutada. See tekitab nagu kahtlus ja alati ei. Ja mul on ka vahel nii, et ei tea, et mis on mida mingi programmi jaoks vaja, aga mõned asjad on siis nagu kohe sellised lihtsad ja arusaadavad. Et näiteks ma hakkangi siis neid nippe siin välja tooma, et kindlasti on teile tuttavad ka need, et siis vaadatagi üle kõik oma rakendused ja arvutis siis programmid, et kas teil on üldse seda vaja. Et sügise alguses ma siis ju näitasin teile neid erinevaid rakendusi, et võib-olla te laadite neid alla ja jäid osad siis ka arvutisse või telefoni. Et siis minul küll jäid, et võib üle vaadata ja siis lihtsalt uninstallida. Ja siin Iivi küsis ka, et kas nüüd Skype'i võib kustutada arvutist, siis vastus on jaa, et seda enam vaja ei ole ja muidugi võib ära kustutada selle. Et siin ongi need erinevad programmid ja kõik saate näiteks siit stardist kätte. Ja kui te näete, et seda programmi ma üldse ei kasuta, siis vajutate parema hiireklõpsu peale ja siin ongi see prügikasti uninstall, et tuleks siis vajutada selle peale. Nüüd telefonides saate te ka leida need failid üles või tähendab need rakendused üles, mis teil telefonis on ja vaadata siis, kui palju mahtu nad üldse võtavad. Näiteks siin, kellel on iPhone, siis siin näidataksegi, et kuidas seda teha iPhone'iga. Nii ma näitan, et kõigepealt peab siis settingute ehk siis seadete alla minema, eks. Ja nüüd ta valib siit General, valis General ehk üldine ja sealt ta valib siis iPhone Storage ehk siis iPhone'i see mälu. Ja nüüd te näete, et siin ongi need erinevad rakendused, kõik, mis siin telefonis on ja te saate siis panna kas suuruse nime järgi neid filtreerida või siis selle järgi, et kunas te viimati kasutasite seda. Ja need, mida te pidevalt kasutate, on siis eespool ja need, mida te ei ole tükk aega kasutanud, need on siis siin päris allpool. Ja kui te hoolsalt siin vaatate, siis siin all ongi kirjas, et last used today ehk siis viimati kasutati täna. Ja kui ta nüüd alla siia kerib, siis saab panna näita kõiki ja siis siin on ka näiteks, et last used ja on siis näha 26. augustil 2024 kasutati viimati seda ja et kui palju mahtu ta ka siis võtab siit telefonist, et seda te saate ka vaadata, et mida mahukamad failid ja ei ole kasutanud, siis neid soovitan kindlasti ära kustutada, et ei ole vaja neid hoida, et nagu näete, tal on päris palju äppe ka siin. Tal ei ole mitte vähe neid. Ja nüüd, kui soovitagi veel lähemalt vaadata mõne äpi kohta, et siis võitegi klikata sellel, tema klikkas siin selle Client Accessil
ja siis saategi panna näiteks delete äpp, et siit kohe ära kustutada selle äpi. Ja sellega on siis nii, et ta jätab siis selle ma näitan ühte asja enne veel, et siit seadete alt ta valib selle App Store'iks ja sealt ta paneb siis sisse kohe selle upload unused apps ehk siis, ja see on ka selline nagu automaatne programm, et ta automaatselt siis eemaldab need äpid, mida sa ei ole kasutanud, aga jätab siis need andmed alles, nagu seal Telia lehes oli, et need andmed jäävad siis alles, et kui te näiteks uuesti lähete selle äpi alla ja lähete sisse, et siis võib-olla ei peagi sisse logima, sest ja üldse seal omal neid andmeid lisama, et siis need on juba seal olemas. Nii et selline variant on ka ja ma näitan kohe siin näitan kohe siis Androidi, siin Samsungi puhul siis ka, et kuidas seda sama teha. Et siin uuesti jälle lähete seadetesse ehk siis settings. Ja seal siis vajutate device care ehk siis see peaks olema mingi seadmehooldus või midagi sellist. Ja siis siin on näha ka, et kui palju teil on seda mälu ehk siis storage'it kasutatud, et ta vajutaski storage'i peale. Ja seal on siis unused apps variant. Ja siin ongi siis näha, et tal on 14 unused appsi ehk siis 14 kasutamata äppi. Ja saate ise need üle vaadata, kas siis ükshaaval ära kustutada, et ükshaaval kustutamiseks siis lihtsalt teete linnukese sinna ette ja uninstall vajutate või vajutate siia üles select items ehk siis kõik te tegite aktiivseks ja samuti siit alt vajutades siis saab need ära kustutada. Nii et väga lihtsalt saab siis vaadata ja leida üles need äpid, mida te ei olegi üldse kasutanud. Ja saate nad ära kustutada üsna hõlpsalt. Nii, aga lähme siis edasi. Vaatame, kas näeme veel mõnda nii. Kustutama seadmetes ebavajalikud fotod ja videod. Kindlasti eriti kehtib see videode puhul, sest need on tavaliselt hästi mahukad. Et kui olete nagu mina, et teete hästi palju fotosid ja videosid, näiteks ma teengi ühest asjast teen siis hästi palju erinevaid fotosid lähedalt, kaugelt, siis vahepeal analüüsin, siis sätin jälle midagi, et ma teen neid fotosid hästi palju, et pärast oleks valikut ja ma saan need kõige paremad siis välja valida. Ja samamoodi videode puhul, et teen erinevaid klippe ja siis vaatan, et mis klipist kasutada. Et neid koguneb päris palju. Ja kui kustutada kohe tegelikult ka tegemise ajal, et kui sa leiad ka, need on väga head, on ju, ja kustutad kohe need ära, mis ei sobi, et siis läheb ka palju lihtsamalt selle digiprügiga, et kui kohe sellega tegeleda. Ja muidugi turvalisus ka, nagu ma enne rääkisin, et võib-olla on mingisuguseid selliseid tundlikku informatsiooni seal fotode peal, et siis neid ka ära kustutada, et võibki, nagu te ütlesite ka, et välise kõvaketta peale saab panna siis või kuidagi muud moodi. Siis vaadata üle oma postkast ja eemaldada ebavajalikud kirjad.
et see postkast kipub võib-olla osadel ka kiiresti täituma, et seal võib ka kohe kindlasti ära kustutada need kirjad, mida te teate, et teil vaja ei ole. Ja võite ka teemade kaupa siis näiteks jagada postkasti ära, et osadel ongi tööga seotud kaustad või siis näiteks mingi isiklik kaust või et võib ka niimoodi süstematiseerida seda postkasti, et kui tuleb hästi palju erinevaid kirju, et siis oleks parem seal orienteeruda. Ja loobuga mittevajalikest uudiskirjadest, et kindlasti te olete liitunud mõne poe või firma uudiskirjadega ja pärast avastanud, et tegelikult seda pole üldse vaja ja enamus kirju te lihtsalt kustutate ära ilma lugemata, minul on küll nii, et siis saate loobuda uudiskirjast väga lihtsalt. Nüüd näiteks ma näitan enda postkasti peal, et leidsin siit prügikastist näiteks sellise firma nagu Vohi uudiskirja, mida ma tean, et tegelikult mul ei ole vaja. Siis kui võtate selle uudiskirja lahti, siis tavaliselt alati siin lõpuks on siis mingisugune lause selle kohta, et lahkuda uudiskirja saajate listist. Siin ongi lahkuda uudiskirja saajate listist või mingi muu nimetus, et seal kõikidel on see minu meelest täiesti erinev olnud. Unsubscribe on inglise keeles näiteks ja et mingisugune variant on siin alati olemas. Nii et võite siis sellele klikata ja sealt siis saate edasi. Näiteks klikkasin selles ja siis ta küsibki, et kas ma ikka tahan lahkuda ja panengi, et lahkun meililistist ja siis ütlebki, et listist lahkumine õnnestus. Ja ta tahtis ka, et me sisestaksime, et mis on see lahkumise põhjus. Ma panen lihtsalt, et ma lihtsalt ei taha neid emaile enam saada. Aga ma olen proovinud ka seda varianti, aga on juhuseid, kus ta absoluutselt ei võta sind kuulda, ikka tulevad rahulikult edasi need kirjad. Tõesti, jah? Jah. Siis ma soovitan kirjutada kohe sellele firmale otse, öeldagi, et palun eemaldada mind uudiskirjade nimekirjast, et äkki proovida seda varianti siis ka. Tõesti võib juhtuda nii ka, et ei eemaldatagi millegi pärast. Siis ma soovitan vaadata teil üle kõik oma kontod. Et võib-olla te olete juba unustanud mõne konto, mis te olete teinud näiteks mõnes foorumis või näiteks te ei satu väga Drive'i või Dropboxi. Et ma soovitan ka need kontod üle vaadata ja kui teil ongi konto näiteks mõnes foorumis või teil on mingi emaili aadress, mida te tegelikult üldse ei kasuta, lihtsalt seisab, et siis pigem kustutage see ära, vaadake muidugi enne üle, et ega teil sealt midagi vaja ei ole ja kustutage ära, sest neid andmeid töödeldakse ikka edasi ja et see on jälle see turvalisuse teema ka. Kust ma need kontod leian? Ise tuleb meelde tuletada, et kus te olete kontosid teinud, olete sisse registreerinud, loginud ja siis uuesti sisse logida ja vaadata siis, et mis teil seal kontodel on täpselt ja kas teil on seda kontot vaja ja võib-olla üldse kinni panna. Näiteks Dropboxis või siis Drive'is võib-olla ka keegi on jaganud korra mingisugust faili, olete avanud selle, vaadanud ära, võib-olla olete alla laadinud
ja või siis üldsegi rohkem ei olnudki vaja, ainult korraks vaadata, aga ta seisab näiteks ikka teil Drive'is, et seda tasub ka üle vaadata, et mingil ajal võib-olla oli vaja, aga nüüd enam ei ole vaja, et siis võib ära kustutada. Et see nüanss siis ka. Mul on kogemus, et Drive'is on nii palju sellist materjali, mida mulle on saadetud ilmselt ja mida mul vaja ei ole ja ma ei ole suutnud neid ära kustutada. Ma ei tea, kuidas ma pean asjale lähenema. Et oled proovinud kustutada, aga nad ei kustu siis ära? Jah, ei oska ära kustutada neid. Selge, siis ma pean vaatama selle kohta pikemalt, kui Drive'is ei kustu failid ära. Huvitav, et sul on nii palju probleeme, et Drive'is ei kustu ära ja uudiskirjadest ei eemaldata. Et ikka juhtub. Aga jah, siis alla laetud kausta võiks vaadata aeg-ajalt üle. Minul on küll seal suur segadus, ma võin kohe öelda. Et seal võib ollagi siis mingid failid, mis on alla laetud, võib-olla on mitu korda ühte ja sama faili alla laetud ja võib-olla ei ole kohe ka katalogiseeritud, muidugi mõistlik oleks kohe panna ta õigesse kausta. Et kui laete alla, siis vaatate, et see on näiteks, keegi saadab teile näiteks muusikapala ja te soovite seda säilitada, siis panetegi näiteks enda muusika kausta alla või keegi saadab teile mingisuguse vahva pildi, siis panete kohe pildi enda kausta, et ei jäta sinna alla laetud kausta siis. Et see on ka hea nipp. Siis puhastage kindlasti oma töölaud ehk siis see desktop, et kui arvutisse sisse logite, siis see desktop on ju esimene asi, mida te näete. Ja kuna meil on palju neid fotokursusi ka olnud, siis teil on kindlasti mõni ilus foto, mis sinna desktopi taustale panna. Näiteks enda tehtud, mida te saate vaadata. Ja et kui on ilusti korrastatud töölaud, et siis on kohe lust arvutit avada. Ja on tehtud ka uuringuid, et kui töölaud on selline hästi täis kõiki neid faile, siis see kohe tekitab frustratsiooni ja stressi inimestes, et juba tekitab halva meeleolu arvuti avamisel. Nii et seda ei tekiks, siis kindlasti puhastada oma töölaud ja vaadata üle, et seal on kõik vajalik, et ei oleks mitte midagi ebavajalikku. Et kindlasti tekitada mingisugune struktuur. Näiteks kui teil ongi fotod, siis panetegi fotod eraldi kausta, et ongi fotod seal. Selle kausta all mul on näiteks aastate järgi ära katalogiseeritud fotod, et 2020 on ühes kaustas fotod, 2022 teises kaustas ja nii edasi. Või siis näiteks panete kõik Wordi failid ühte kausta, My Documents all näiteks, et Wordi dokumendid, Exceli dokumendid panete eraldi või panete mingisuguse näiteks digiseeniorite grupi oma võite eraldi panna kausta, et seal on kõik materjalid, mis on digiseenioritest näiteks saadud. Et neid katalogiseerimise variante on ka erinevaid, et kuidas, mida panna failide nimeks ja et kas kuupäev või nimetus. Et siis tasub selle peale ka mõelda, et teil oleks lihtne üles leida ka kõike. Ja kui te käite internetis, siis ärge hoidke erinevate internetibrauserite aknaid avatuna. Ja tegelikult seda ma olen pigem rohkem kohanud noorte seas, et noored kipuvad siis lahti hoidma ligi 20 erinevat seda internetibrauserite aknaid. Et pigem
mida vanemad inimesed, ma olen tähendanud, seda vähem neid internetibrauserite aknaid on neil avatud, et pigem tegelevadki ühe selle aknaga korraga, lõpetavad tegevuse ära, panevad kinni ja vaatavad uue akna. Et see on jah, pigem võib-olla noortele rohkem suunatud. Aga jah, see võtab ka siis hästi palju mahtu. Ja tühjendama seadmete prügikast, et seda te teate ka kindlasti. Et siin just rääkisime ka sellest, et siin arvutis ongi, töölava peal ongi siis see prügikast ja siis sinna kogunevadki kõik need failid ja pildid, mis te olete ära kustutanud. Ja mõtlete küll, et olete suure töö ära teinud ja need ära kustutanud, aga selgub, et nad on seal prügikastis ja võtavad ikkagi mahtu. Nii et siin, kui klõpsate peal, siis saate ka taastada neid faile, aga kui teate kindlalt, et teil ei ole vaja taastada neid, et siis empty recycle siis siia vajutada. Ja noh, postkastides me ka rääkisime, on ju, et Gmailil näiteks on ka nii, et 30 päeva pärast ta kustub ise automaatselt ära, aga kui te lähete sinna spämmi või siis trashi kausta ehk siis kustutatud või siis spämmi kaust, siis seal üleval ongi kohe ka kirjas, et kustutatakse automaatselt, aga et sa saad ka kohe praegu kustutada. Et seda on ka alati mõistlik teha, kui te teate, et kindlalt ei ole vaja, siis võib kohe ära kustutada. Nii, ja mõne lisatähelepanekud siis, et tegele digikoristusega vähehaaval pidevalt, et kui on nagu minul, et on kogu aeg järjest tuleb neid pilte ja faile ja asju juurde, et siis ongi hea, kui vähehaaval pidevalt sellega tegeleda või siis teha endale mingisugune rutiin, nagu ongi kas aasta alguses või aastas näiteks teate, et teete 4 korda, ehk siis iga kvartal 1 kord tegelete digiprügiga. Et nii oleks mõistlik. Sest ma ka eelmise aasta lõpus mõtlesin, et ma uueks aastaks teen oma galerii ilusti puhtaks, et kustutan palju pilte ära, mida mul on topelt, mida tegelikult vaja ei ole. Aga siis ma hakkasin sellega pihta ja vaatasin, et tegelikult läheb nii palju aega ja see oli nii, oligi nagu see maht on nii suur, nagu kui on tuba, mis on nagu pool aastat koristamata või ja sinna on kuhjunud muudkui asju, et siis see on ka nagu nii koormav tundub, eks ju, selle koristamine, et siis on täpselt samamoodi mingite digiasjadega, neid pilte tundus lihtsalt nii palju, et enam ei jõudnud neid läbi vaadata ja otsustada siis, et kas on neid vaja või mis on nendest parim, et siis tegelikult ongi hea, kui kohe vaatad ära, mis on parimad ja siis need halvimad ära kustutada, et siis on see juba tehtud. Või et pidevalt siis vaadata jälle üle, et iga kuu lõpus näiteks vaadata oma fotod üle või failid või rakendused üle. Et siis see ei ole nii koormav lihtsalt ühe korraga. Siis kasutada kindlasti oma seadmeid võimalikult kaua, et hoolitseda oma tehnikaseadmete eest, puhastada neid nii füüsiliselt kui ka siis sees nendest failidest, ebavajalikest failidest siis, et seade siis võimalikult kaua kestaks, sest neid uusi tehnikaseadmeid pidevalt tuleb turule, hästi palju uusi, aga vanad jäävad siis unarusse, et selle peale tasub ka siis mõelda, mis nendest vanadest saab. Ja kasuta siis pilveteenust kindlasti või siis kasutagi näiteks välist kõvaketast, kuhu sa siis paned oma need failid, mida sa tead, et sa igapäevaselt ei vaja, aga et võiks olla lihtsalt need olemas sul. Et kui kunagi on vaja. Ma küsingi selle pilveteenuse kohta, et kui seal on salvestatud, et kas siis ma võin telefonist ja arvutist ära kustutada fotod näiteks, need jäävad ikkagi pilvesse edasi? Need
peaksid jääma küll jah, et kui ma olen ära kustutanud. Ma olen kartnud neid kustutada, et ma ei ole kindel, et nad sinna jäävad, sest kõik on omavahel seotud. Fotod on tahvelarvutis, fotod on telefonis, fotod on arvutis ja fotod on pilves. Ma tahaks ära kustutada kusagilt. Aga millist pilveteenust sa kasutad? Hea küsimus, kas neid on mitut sorti? Ja kas Drive'i näiteks või Microsoft OneDrive'i või Dropboxi või? Ei, Dropboxi kindlasti ei kasuta. Tead, ma vaatan üle, sa võid võib-olla ka ise vaadata, et tegelikult ei tohiks, et nad peaksid seal alles jääma küll, sest ma olen ka ära kustutanud enda telefonist, aga sinna pilve on nad ikkagi jäänud alles. Et siis ta peaks ikkagi jääma, aga ma võin igaks juhuks üle vaadata südame rahustuseks. Ja veel on küsimus Google fotode kohta. Kogu aeg tuleb mul teada, et see salvestusruum on täis ja ma ei tahakski sinna salvestada, aga ma ei saa sealt ka ära kustutada. Et pildid on Google foto all. Jah. Nii, ja sealt ei saa ära. Jällegi topelt tegelikult. Hästi, uurin siis seda ka. Minul on täpselt sama küsimus, mis Heidilgi oli ja mul on lisaks ka veel see, et kõik need, mis meie need kursused siin on olnud, on salvestatud mulle arvutisse, aga nad on kõik automaatselt ka Drive'is olemas. Ja ma ei ole julgenud, ükskord proovisin, minu meelest kustutas ta kohe ära nii mõlemast, kui ma ühest kohast kustutasin, kadus ka teisest kohast see sama salvestus ära. Nende pilveteenuste koha pealt ma olen hästi nõrk, et ma ise ei ole sellega tegelenud. Mul on see peale pandud, aga ma uurin selle kohta üle, et võib-olla seal on ka erinevad mingid sätted, mida saab ise muuta. Et äkki seal on, et aga ma mõtlesin, kui ma kõik need salvestused viin väliskett, kõva kettale üle, et siis ma tõenäoliselt siiski päästan nad, sest siis ma võin nad maha võtta nii siit kui sealt ilmselt. Nii Drive'ist see on väga kindel variant jah, et kui välisele kõva kettale panna. Ja maht läheb ka siis arvutis kohe oluliselt väiksemaks, sest neid on ikkagi paari aastaga päris palju tekkinud. Kindlasti. Ja. Ma vastan veel see, kus on pilv, mul on iCloud. iCloud. Ahah, väga hea. Väga hea. Nii, ma proovin siis leida nendele küsimustele siis vastused, et siis saan Teamsist teile edastada. Ja, aitäh. Nii, ja viimane siis tähelepanek, et viia oma vanad elektroonikaseadmed jäätmejaama. Et ära tavaprügi hulka siis neid pane, et tehtigi uuring, et ainult 20% vanast elektroonikast jõuab taaskasutusse ja tegelikult saab taaskasutada 99% materjalidest. Nii et võib ka oodata, kui see Telia digikoristuspäev jälle tuleb, et siis sinna saab ka tasuta ära viia oma need vanad elektroonikaseadmed siis. Aga kuidas ma saan puhtaks oma kõva kätte, seal võib olla igasuguseid andmeid peal, mida kui ma viin selle vana arvuti ära, et sealt ei saaks välja lugeda mingisuguseid andmeid, mis ei oleks soovitav teistel teada. Et kuidas puhastada arvutit, jah? Jah, või kas see kõva ketta sealt välja võtta? Lihtsalt jah, peaks ära kustutama ja kas on mingisugune puhastusprogramm äkki ka? Ta ei tööta enam see arvuti, ta on nii läbi omadega, et ta ei tööta enam, tal on see kõva ketas seal sees lihtsalt nende andmetega tõenäoliselt, kes on. Niimoodi. Et arvuti ei tööta, aga kõva ketas on sees. Aga kui äkki saab selle kõva ketta siis sealt eemaldada.
Tõenäoliselt saab, jah. jah, et siis võib-olla ka tasub Teliale võib-olla helistada isegi ja küsida, et mis siis teha, et kas nad saavad ise selle kõvaketta näiteks välja võtta. Et kui ongi see digikoristuspäev, et kas nad saavad siis, kui ära tuua on ju, et kas nad saavad siis aidata ka selle kõvaketta eemaldamisel. Aitäh, proovin. Kui kedagi teist ei ole, eks ju. See on jah, siis raskem probleem. Ja aga siis olekski kõik, et siin on toodud välja need kasutatud lingid ka, et Telia lehes ongi siis, oligi palju erinevaid neid nippe ja meeldetuletusi. Et ma loodan, et saite ka siit nippe. Ma saan aru, et te olete juba üsna teadlikud selles osas. Nii. Kas võib veel küsida selle kohta, et ükskord Muidugi, ma sattusin selle peale, et oli selline koht, mis eemaldas topeltfotod. Et kui mõnda fotot oli 2 tükki, siis ta teise eemaldas, aga hiljem ma seda kohta enam üles ei leidnud, et kus selline võib olla. Ahah, ja kas see oli mingisugune programm siis, kus need olid või? Minu arvates oli siis, kui ma galerii avasin. Jah, galerii arvutis siis või? Jah. Aga hiljem ma enam ei saanud seda kohta kätte. Topeltfotod, et kuidas siis kustutada? Et ta automaatselt siis kustutas topeltfotod ära, jah? Jah, täpselt. See on väga hea variant. Ja mõnda oli isegi 3 või 4 tükki, nii et ta jättis alles ühe. Selge, kirjutasin üles, uurin ka järgi. Kas kellelgi on veel küsimusi? Mul on selle Teamsi kohta veel küsimusi. Jah, mul ka Teamsi kohta. Et võib-olla see on settingutes probleem, et varem näiteks, kui see Teams on mul see, no kui keegi mulle kirjutab või mul ei tule mingit märget, näiteks sinna nurka, et 1 või 2 või, et ma pean iga kord, nii kui ta lahti tegema, siis ma näen, et keegi on kas digiseeniorites kirjutanud või kas see on nii settingutes vaja ta paika panna, et ta näitaks või ta ei näitagi mulle? Ma nüüd ei saanud aru, kui mul seal allriba peal on see Teamsi, kuidas siis selle äpi märk. Jah. Ja kui keegi mulle kirjutab, siis Skype'i puhul tuli sinna alla väike 1 näiteks. Aga Teamsi puhul ei tule. Ei tule nii arvutis, ei tule ka nagu tahvlis ega mobiilis. Et ma pean selle äpi nagu lahti tegema, siis ma alles näen, et aga ei tule teavitust. Ma arvan küll, et see on, või tähendab, et tuleb, aga ta ei näita seda ühte, jah. Minul tuleb see number 1 näiteks arvutis, aga telefonis ei tule. Ja, vaat ma olen ka seda tähele pannud, aga see oleneb, mis seadmist keegi mulle selle saadab. Näiteks, kui te täna me kirjutasite, siis mul ei tulnud sinna, ma olin arvutis, mul ei tulnud sinna alla, et 1, et vaata nüüd, et siin keegi kirjutab. Mõnikord on. Mida? Minul näiteks on 1 siin all. No vot, sul on Android. Ja, mul on ka. Jah, Androidis on. Aga võib-olla tõesti siis seadete alt vaadata, et miks see on niimoodi. Ma isegi võrdlesin seda, vaatasin neid notificationeid, et tal tuleb see signaal nagu tuleb. Aga ei tule seda 1, seda märget. Ja teine probleem on veel, on ikkagi see fotode üleslaadimine, et siin on ka vist Androidi ja Apple'i arvutid seadmetel nagu vahel, et kui näiteks Androidis saata Apple'ile, sellele inimesele, kellel on Apple,
siis ma ei näe, ma näen ainult, et image on seal alla kirjutatud, aga ma ei näe seda pilti. Aga kas sa oled proovinud jällegi seda varianti, mis ma alguses ka näitasin, et seal üleval on siis see riba vestluseks ja selle kõrval on failid, et kui sa klõpsad selle faili alla, et kas sa siis näed äkki seda pilti? Vot seda ma ei ole proovinud. Et sa Aga võid ma olen- seda proovida, et vaadata, kas sinna laeb ta alla ilusti selle pildi. Sest Apple'is Ja see- ma näen niimoodi, et ma lähen mingi eelmise, kes on saatnud selle pildi peale, vajutan, siis tuleb see kataloog nagu välja ja sealt ma näen ka seda pilti, kes on mul nüüd Android telefonist nagu saatnud. See on niimoodi, aga arvutis seda ei näe, sest seal nagu seda kataloogi üldse ei tekigi. Või tõesti vaadata seda failide alt. Ma pean seda katsetama veel, jah. Jah, võib proovida jah, et äkki ta on siis sinna tulnud ja vaadata siis ka jah, seda seadete alt, et teavituste osas just. No seda settingut ma olen nii ja naamoodi siin näppinud, aga Et ei tulnud midagi välja. Et ei tulnud midagi. Mul on tulnud, aga ma ei mäleta enam, kuidas ma selle saavutasin. Arvutis on tulnud, aga muidugi nende ei telefonis ega iPadis ei ole tulnud. Arvutis on tulnud. Selge. Minul on veel üks küsimus ka Teamsi kohta. Et kui meil on olemas nagu selle sama digiseenioride seltskonnast on väike fotosõprade grupp, mida on 5 tükki. Ja kui ma tahan nüüd nendega kõigiga korraga rääkida, kuidas ma siis saan nad välja kutsuda, kuidas ma pean tegema siis selle faili, et neile saata kõigile, et nad tuleksid mind kuulama või kuidagi Skype'is oli väga lihtne see, et helistasid ja oligi kogu seltskond kohal. Et võib oma selle channeli teha või siis teha siis koosoleku, et millest ma rääkisin ka siis, kui me selle Teamsi koolituse tegime. Et näiteks oma channel teha, panna sinna need inimesed, keda sa soovid ja saad siis luua enda koosoleku, nagu minagi lõin selle koosoleku, et kas siis näiteks sealt kalendrist lood, et panen mingi kuupäeva paika ja siis saadad neile lingi ja siis saate seda koosolekut pidada ja rääkida omavahel. Küsimus ongi, mis lingi, kuidas ma seda teen, et see grupike on meil ju olemas, see kandus Skype'ist üle siia Teamsi. Nii et nad on kõik... Selge, aga siis tegelikult ma näitasin ka seda sama, et kuidas koosolekut siis teha, jah? Kuidas on koostatud see fail, mille sa saatsid, pikk ja keeruline fail, kust kohast see tuli? Mismoodi sa seda tegid või kuidas see niisugune, millega me täna selle koosolekul sisenesime? Jah, et selle lingi, eks ju. Ja, selle lingi. See oligi, mis ma näitasin seal esimeses Teamsi tutvumise tunnis. Et seal siis vasakul pool Teamsis on siis, ma kohe vaatan, et seal vasakul pool Teamsis on siis näiteks kalender. Ja kui lähed sinna kalendri peale ja validki näiteks, et 15. juunil näiteks tahad teha koosoleku, lähed sinna 15. juuni peale, siis sealt kellaaega ka valida ja siis seal ongi, et loo koosolek või midagi sellist, vajutada selle peale ja siis sul tuleb kohe selline kastikene ette, kus sa saad selle koosoleku pealkirja panna, saad sisu panna, mis teemakorrad seal on ja kestuse saad sinna panna ja samuti tuleb sealt see link ka, et mida sa saad kopeerida ja teistele siis saata, mille alusel saab siis seda pidada. Ta ise koostab siis selle lingi vastavalt nendele andmetele, mis seal kirja on pandud. Jah, täpselt. Et selles esimeses Teamsi selles loengus ma näitasin ka seda. Et ma võin otsida, võib-olla YouTube'is on ka mõni õpetus, et siis saadan. No nüüd ma sain nagu enam-vähem sotti, kuidas seda asja võis teha.
Jah, et tegelikult see ei ole üldse keeruline, et seal kõige lihtsamalt ongi vist kalendris. Aga kui teil on endal seal vestlus, siis sealt ülevalt minu meelest peaks ka saama, et koosolek või midagi sellist. Et siis võib seda ka vaadata sealt. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi? Jah, et ärge kartke uurida, et sealsamas jah, vestlusel võib proovida, seal üleval on ka, et koosolek, et siis saab kiiremini selle teha. Aga et kui ongi hea, kui tahate mingile kindlale päevale sättida, et siis võtta see kalender sealt ette ja sealt kalendri kaudu siis luua koosolek. Et siis sealt tekib link ja selle lingi siis saab kopeerida ja siis saata inimestele. Nii tundub, et täna oli väga informatiivne koolitus, tuli palju küsimusi, millele veel vastata. Et Liivil oli veel küsimus selle kohta ka, et kas failid kustuvad siin Teamsis ära samamoodi nagu Skype'is, et pärast 30 päeva. Aga ma uurisin selle kohta ja minu meelest ma sain küll, et ei tohiks kustuda, et need ikkagi jäävad need failid siia alles. Üks veel küsimus, Jah. kui ma avan nagu foto Timesis, siis on niimoodi, et sinna alla tuleb rida neid kui seal on mitu fotot, nagu olen ma saatnud edasi. See on, kui ma olen saatnud teistele ühe mingisuguse väike, ütleme 4 fotot, siis kõik need 4 fotot on seal all rivis ja kui ma siis avan ühe nendest suurena, siis ta tuleb küll, aga ikkagi jääb see väikeste fotode rida sinna alla, see võtab pool ekraanist peaaegu ära. Nii et see foto ei avane ekraani suuruselt. Siit tuleb nagu ikka, kui ma teda suurendan, siis ta tuleb jupphaaval nagu niimoodi, ta ei tule tervikuna enam niisugune täisfoto üle ekraani. Ma ei tea, kas said aru nagu niimoodi. Et kui sa lihtsalt vaatad fotot, mis sa oled saatnud. Kui ma, ütleme, keegi saadab mulle 3 fotot on tal teinud ja saadab kõik need 3 seal Timesis mulle ja kui ma selle hakkan neid avama, siis tuleb see üks fotol tuleb nagu suhteliselt suurelt, aga ülejäänud on all nagu väikse reana nagu fotodena ja ma ei saa seda ühte suurt nagu ekraani suuruseks, vaid ta jääbki niisuguseks suht väikeseks ikkagi ka poole ekraani suurune heal juhul. Või ma saan teda suurendada, aga siis ta suureneb niimoodi, et ta tervikuna ei tule enam kunagi päris suureks. Et siis võib lihtsalt alla laadida ja siis sealt alla laetud kaustast siis vaadata. Ja siis, kui ma ta arvutisse viin, siis ma saan muidugi teda niimoodi vaadata, aga seal Skype'is nagu said, foto läks üle terve ekraani ilusasti suurelt. Aga Timesis seda võimalust jällegi ei ole. Nii et on tal mõningad puudused ikka võrreldes Skype'iga. Skype oli kuidagi mõnusam ja mugavam. No kindlasti jah, et on erinevused ikkagi. Et mis on mõnel parem ja mõnel kehvem. Jah, eks ole. Nii ja naa. Aitäh! Jaa, palun, aga väga tore. Ma hakkan siis uurima nendele küsimustele siis vastuseid, kirjutan teile siia Teamsi ja mingi aja pärast siis loodame, et tuleb see salvestus siis ka teile sinna digiseniorite gruppi. Et ma tahangi teid tänada ja siis kirjutame Teamsis edasi. Ja minge kindlasti nautige tänast ilma ka, kui te ei ole veel õues käinud. Kas sul järgmine aasta on ka aega meiega tegeleda veel või? Sügisest ma mõtlen siis, kui suvi on mööda läinud. Praegusega tundub nii, et sügisest mind enam ei ole siin. Ma lähen väiksele puhkusele. Ahaa. Selge. Aga võib-olla kunagi on jälle aega. Just. Ja kindlasti ma vastan siin veel teie küsimustele. Kindlasti ma suvel julgustan teilt jagama erinevaid linke või mingeid uusi rakendusi või midagi põnevat. Et näiteks Talen võiks kindlasti selle arvutipuhastusprogrammi jagada. Et kindlasti jagage üksteisega neid asju, mida te olete avastanud, et siis saavad teised ka teada nendest uutest põnevatest asjadest.
ja sügisel kindlasti tegelevad ka teiega, et ma tean, et Taire siin teeks ühe koolituse ja veel. Et Margaret teeb väga head tööd seal ka. just ja et on palju inimesi, kes tegelevad siin kindlasti teiega veel edasi. Ega sa raamatukogust ära ei lähe või? Ma lähen küll jah, et ma beebipuhkust tulemas. tore . Palju õnne. Palju õnne. Aitäh, et siis selline väike puhkus on mul, No, ilus kasvatuspuhkus. Nii, aga aitäh teile veel kord kuulamast. Otsin teile neid teie küsimustele vastuseid ja siis saame siin Teamsis edasi rääkida.